Tere päevast, head kohalviibijad! Mul on väga hea meel oma esimene avalik kõne, tervitus teha just täna siin, Teede Tehnokeskuse 50. juubelil. See jääb mulle endale kindlasti ka ilusti meelde. Seda enam, et siin on nii kenasti kõik kaunistatud, justkui arvestatud, et teede- ja taristuminister on nüüd õrnemast soost ja talle kindlasti lilled meeldivad. Need lilled on lavale toodud ja pidulik meeleolu ja õhkkond on väga mõnus. Ja mulle väga meeldib, et üritatakse nalja visata ja mitte ainult üritata, või visatakse. Et ilus algus. Teed on Eesti hajaasustuse juures üks kõige olulisemaid transpordi infrastruktuuri liike. Ka siia sõites kasutasin ma teed ja enamus inimesi ei saa ilma selleta kuidagi, kui ta kodunt väljub hommikul hakkama, et ta mingi tee peale ikka satub. Ja teed on kõige laiemas tähenduses osa ka regionaalpoliitikast. On Eesti rahvusvahelisest konkurentsivõimest osa, annab sellele suuna, kaubanduse arengutest ja nii edasi. Kui rääkida aga teedest laiemas mõtmes, siis globaliseeruvas maailmas kasvava elanikkonnaga ei ole lahendus mitte inimeste liikumise piiramine, ehk siis mitte need tupikteed, mis siin ennist näidati, vaid vastupidi. Nii Eesti kui ka laiemas võtmes on väga oluline, millised on Euroopa transpordivõrgustikud ja nad peavad olema omavahel integreeritud. Et see ühisturg ikka toimiks ja vaba konkurents muu maailmaga ka saaks toimida. Seega kokkuvõttes tähtis on nii kohaliku tähtsusega teed, kui sama tähtsad on ka ühendused teiste riikidega, eriti sõbralike riikidega. Üks olulisemaid muudatusi, mis ees ootab selles vallas, on kindlasti Euroopa Liidu uus eelarveperiood. Ja kuigi hetkel ei ole veel investeeringud lõplikult kinnitatud, on kindel see, et ka edaspidi jäävad teed selgelt prioriteediks. Et kui ma vaatasin uut eelarvekava, siis julgelt üle poole sellest, mis on mõeldud teedele, transpordile läheb just teede ehitusse. Nii et see näitab selget prioriteeti. Tõsi, kahjuks on suurimad murelapsed ikkagi endiselt need tugi- ja kõrvalteed, millest palju on täna rääkinud ka Teedeameti juhataja. Nii et, ja ka tänavate seisukord, et see on paraku teada. Kuid uues koalitsioonileppes seisab üheselt, et jätkame elamute lähedaste kruusateede muutmist tolmuvabaks. Nii et see on ka selgelt ära näidatud, vaatamata sellele, et viimastel aastatel on minu meelest sinna just raha vähem läinud, nii et prioriteedid võiksid ja peaksid muutuma selles vallas. Sünnipäevalaps Teede Tehnokeskus on jõudnud tänaseks mehe ikka, kui nii võib öelda. Ja ma tean, et te teete tublit tööd. Ma väga soovin, et teil jätkuks jõudu ja indu ja motivatsiooni oma tööd jätkata samamoodi ja ambitsioon, mis teil täna on, et olla edukaim ja kõige kiiremini arenev teedevaldkonna konsultatsiooniettevõte, et see on minu meelest väga õige suhtumine ja eesmärk ühele riigiettevõttele. Nii et kindlasti toetan omalt poolt teid nii palju, kui seda vaja on ja te tuge vajate. Kui nüüd mõelda täna selle peale, et kus me siin oleme kunstimuuseumis, siin on juhuslikult 4. korrusel üks näitus, mis kujutab Eesti kunsti pärast teise maailmasõja lõppu kuni taasiseseisvumiseni ja selle ekspositsiooni nimi on Rasked valikud. Tõsi on see, et rasked valikud on meil täna ees, mis puudutab kogu teede ehitust ja valdkonda ja transpordi arendust üleüldse, siis tõesti, kuidas tagada Eesti maanteede korrashoid, areng, rahastus, sest raha on ju alati vähe. See saab olema väljakutse nii mulle, uuele koalitsioonile kui ka teile,
loodan, et me selle väljakutse võtame koos vastu ja lahendame parimal moel. Tänan teid veel kord kutse eest ja tahan rõhutada, et riik saab luua üksnes eeldused selleks, et transport areneks, et teed oleksid korras sellisel moel, mis just meie inimeste vajadusi rahuldavad, nii põhimaanteed kui kõrvalteed, kuid see reaalne töö ja tegevus jääb teile. Nii et jõudu tööle ja loodan tõesti heale koostööle, et ainult koostöös on võimalik saavutada edu. Ja tõsi on see, et muudkui külmetab ja sulatab, aga see on meie riigi eripära, riiki me vahetama ei hakka, nii et võtame ka selle väljakutse vastu ja võtame sellest parima välja. Aitäh teile!